No nii, on kuulda või? On kuulda. Nii et veest läbi või vee peal või? Et nii see elu on. Ma vaatan, et aeg on läinud jah. Aga ma arvan, et ma ei tea väga pikalt. Ja ma räägin täna, teate, mis püha täna on? Jaa, kõik teavad. Minu jaoks need palmipuude pühad on, ma olen nii pikalt olnud usus, aga ometi tundus mulle niimoodi, et ma kuulen siit natukene ja kuulen sealt natukene ja tänast sõnumit ette valmistades ma mõtlesin just eelkõige rääkida neile, kes võib-olla ei tea täpselt piiblilugus, ei tea kõike peensusteni, kuidas ja mis on sündinud. Ja tahaksingi lihtsalt siis anda väikest taustat, infot ja mis on siis palmipuude tähendus ja selle väljakutse. Et teemaks on siis, mis palmid räägivad. Ja vaatame slaide ka, mis võib-olla natukene aitavad kaasa. Oota. Ma vist oleks pidanud praegu ise ära kustutama. No nii, okei. Et mida siis need palmipuude pühade juudi kultuuris tähendavad, et selles kultuuris on tegelikult neil sügav tähendus, palju sügavam, kui meie tegelikult tänapäeval seda mõistame, et seal on rahvuslik, religioosne ja messiaanlik tähendus. Ja võib-olla paljud ei tea seda mõistet messiaanlik, siis tahaksin lihtsalt öelda, et see on selline lootus või usk päästjale, kes tuleb ja vabastab ja toob uue maailmakorra. See on siis juudi kultuuris niimoodi. Ja nüüd saame esimese slaidi juurde minna, pane siis ole hea, siis ma pärast ise proovin settida õigel ajal. Ühesõnaga palmioksad, vaage nüüd tähele, mitte palmipuude püha tähendus, vaid palmioksad on juudi traditsioonis on rõõmu, võidu ja pääste märgiks. Ja see seostub eriti just selle 3. Moosese kirjakohaga, kui me saame lugeda, et esimesel päeval võtke endile puuvilja, ihaldusväärset puudest, palmioksi ja oksi, leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge 7 päeva rõõmsad, issand oma Jumala ees, 7 päeva rõõmsad. Tegelikult meil on üks selline püha antud, et me saaksime ja võiksime olla 7 päeva rõõmsad. Aga see on seotud ka poliitilise vabadusega. Ja aastal kuskil 167 enne Kristust oli juutidel taas üks usuline kriis. Nad olid Süüria ja Kreeka impeeriumi all ja Kreeka ja Süüria impeerium võttis neil õiguse oma seadust järgida. Ta keelas neil ümberlõikamise ja sabati pidamise. Ja samas toodi ka nende templisse paganlik altar. Ja loomulikult tekitas see siis mässu juutide hinges ja siis tõusis üles üks vendade paar, keda nimetatakse makabideks ja nemad tekitasid siis vastupanuliikumise ja selle tulemusel siis 164 enne Kristust nad vallutasid Jeruusalemma nii, et Jeruusalemm sai taas iseseisvaks. Ja ka tempel puhastati ja kui tempel oli puhastatud ja sai jälle templiohvrit tuua, siis kogu rahvas pidutses, kiitis Jumalat ja tantsis. Ja see on juudi kultuuris, nimetatakse seda Hanuka pühaks, aga see on nüüd siis, kus palmiokstega tuldi tänavale. Ja nüüd ma pean mõtlema, jah, püüan tehnikaga kohaneda. Niisiis, palmipüha tähendus nüüd juudi kultuuris on rõõmu ja pääste, siis sukkot Iisraeli nimetusega, võitu vaenlaste üle, mis siis on makabite mäss, ja messiaanlikku lootust ja rahvuslikku vabaduse ootust. Ja kui nüüd Jeesus läks Jeruusalemma,
siis siin juba täna ka loeti, siis evangeelium kirjeldab seda, et rahva hulk Johannese 12.13 võttis palmioksi ja läks talle vastu. Ja see ei olnud nüüd lihtsalt üks pidulik tervitus, vaid nüüd see rahvas kasutas tegelikult seda sama sümbolit, mida Makkabite vennad olid teinud. Nad lootsid, et keegi tuleb, kes on Makkabite vendade sarnane ja tuleb ja toob neile vabaduse. Ja rahvas nüüd sümboliseeris nagu seda võitu selles hetkes. Ja mida juudid tegelikult üldse igatsesid? Nende sees oli üks tõeline sügav igatsus, et tuleb tõepoolest keegi, kes taastab Taaveti trooni, mis oli kunagi väga suur impeerium ja õitses. Ja Jumal tuleks ja oma kuningriik ka siia maa peale. See oli juutide sügav igatsus. Nii et selline väike eelinfo taustaks, kes nüüd ei teadnud, ja läheme siit jälle edasi. Ja nüüd algab see periood, kus Jeesus hakkab ennast ilmutama. Pange tähele, kui te olete pisutki piiblit lugenud, siis oli hetki, kus Jeesus ütles, et ärge öelge, et ma olen Messias, kui Peetrus tundis ta ära ja ütles Messias või keegi teine. Ja sellel hetkel oli see nii-öelda salastatud. Nüüd palmipuude pühaka on see hetk, kus Jeesus hakkab demonstreerima seda, milleks ta on tegelikult tulnud. Ja see on prohveti kuulutuste täitmise aeg. Ja ma tahaksin tõesti, et te väga paneksite tähele. Ja evangeeliumid siis kirjeldavad seda just nimelt selle eesli toomisega. Ja pange kõrvad kiki, see kõik on tegelikult väga oluline, kuidas Jumal kiht-kihilt, nii nagu ta meid tervendab kiht-kihilt, nii ta annab oma ilmutuse kiht-kihilt. Ja Markuse evangeeliumis on kirjas, ja nüüd ma ei tea, ei ole. Ja siis ma loen selle. Markuse evangeelium 11.1-6 ja ma loen selle. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus 2 oma jüngritest ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned seal seisest ütlesid neile, mis te teete, et päästate sälu lahti? Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule. Siit annaks nüüd veel edasi rääkida, aga hoiame aega kokku, läheme lihtsalt selle info juurde ja selle selguse juurde, et panite tähele, Jeesus kontrollis seda aega ja kõiki neid detaile. Tema on kui see autoriteet ja kõik kuuletusid talle. Kahjuks ma ei saa rohkem praegu aja mõttes lahti selgitada, aga pange need olulised infokillud praegu kokku. Niisiis, palmipuude püha on nüüd see hetk, kus Jeesus paneb ise kõik sündmused liikuma sellele, et ta liigub risti suunas. Mitte keegi teine, vaid Jeesus ise vabatahtlikult. Jeesus korraldab just nii, nagu on igavikust alates valmis seatud, täiesti ajastatult. Ja seda juba Vanna Testamendis, nii nagu sa Sakariast lugesid, siis jõuame Sakarini ka, aga enne veel üks eesliga lugu. Ja see on nüüd kirjas Mooseses, jah, 1. Moosese 49.10-11, ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. Ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge oma eesli varsa. Nii pane tähele, tuleb keegi, kes ühendab kõik rahvad oma valitsuse alla. Ja nüüd on siin jälle see eesel ja eeslivarss, mida oleks pidanud juudi rahvas juba varakult mõistma ja teadma, kus on
Vana testamendi seaduses need esile toodud. Need on sellised viited vanast seadusest kui pusletükid ja kui me neid üksikult vaatame, siis me ei saa sellest aru. Aga kui need pusled panna tervikusse, siis me korraga saame aru, miks Jeesus tuli, miks need kirjakohad, miks on toodud see eesel seal viinapuu küljes. Ja see on selge avaldus sellest, kus Jumal ilmutab ennast oma identiteeti. Ja see on Jeesuse sisemine Jeruusalemma, ei ole lihtsalt üks vaga sümbol, vaid see on nüüd prohvetlik demonstratsioon. Ja veel üks vihje. Nüüd on see Sakarja 9:9. Vaata, su kuningas tuleb sulle alandlik ja sõidab ees ja seljas. Ja Sakarja on tsiteeritud siis veel eelnevalt niimoodi ja seda tsiteerib Matteus 21:5 ja just kuidas ta tsiteerib, see on kirjutatud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavarss. Matteus näitab nüüd selle selge põhjuse, miks Jeesus sisenes eesliga Jeruusalemma. Ja kui sa veel ei ole tähele pannud seda, siis Jeesus sisenes palmipuude pühal korduvalt, nii kaua kui tal elupäev oli siin. Aga mitte ühelgi eelneval korral ei sisenenud ta eesliga. Väga oluline fakt. Siin ta näitab ja demonstreerib nüüd seda, nagu ta on elav kirjakoht, elav Jumala sõna. Kõik, mis on kirjutatud, läheb täide. Ta on tunnistus sellest. Vanas seaduses olid, kus prohvetid kuulutasid Jumala sõna, kui nad avaldasid seda sõna, siis vahel nad demonstreerisid sellega, et nad kasutasid teatud sümboleid. Näiteks Jeremia pani kaela ikke, et näidata, et Iisraeli rahvas on orjuses. Ja nüüd on ka siin see selge fakt, et Jeesus on tegelikult see, kes ongi pidanud tulema, keda on nii kaua oodatud. Aga läheme siis edasi. Nii et palmipuude püha tähendab siis tegelikult sisenemist Jeruusalemma. Ja pane tähele veel, Johannes ainult ütleb, et üks nädal enne paasapüha, Johannese 12:1, üks nädal enne paasapüha siseneb Jeesus. Ja miks see on jälle nii oluline? Sellepärast, et Vanas testamendis on veel üks kirjakoht, see on nii väikene teil, ma loen. Ja ma ei näe isegi ette lugeda ja mul ei ole välja ka kirjutatud. Nii, aga see point ei olegi mul praegu niivõrd selles. Kui see on nüüd ettekuulutus juba 100 aastat tagasi, see, mis Sakarja kuulutas, oli 500 aastat enne juba teada antud. Ja siin on nüüd, kus tuuakse välja, kuidas ja arvestatakse välja, siin on piibli ajaloolased ja teadlased ja kommentaatorid arvestanud välja, ma säästan teid, ma ei hakka arvutama ega muud ütlema, arvestanud välja selle täpse aja, kunas Jeesus tegelikult tuleb. Ja nüüd see aeg, seal on, ma panin ka punasega, et pärast 62 aasta nädalat, see on oma tehnika, kuidas seda arvestatakse juudi kalendri järgi. Aga minu eesmärk on täna öelda siin, et see sõna täitus just sel hetkel, kui Jeesus käskis tuua eesli. Nüüd me jõuame selle eesli väärtuse juurde. See oli just see hetk. Ja kus me teame seda? Sest et see aastad võivad siia tänna minna. Aga paasapüha toimus alati 14. Niisani kuus Iisraeli ajaloos. Paasapüha päev ei muutunud kunagi ega muutu. Aastad võivad muutuda. Ja see oli see paasapüha, kui toodi lambatalled ohvriks, ohverdati. Ja nüüd täpselt siis, kui templis ohverdati lambaid, suri Jeesus risti peal. Ja nüüd täpselt nädal enne on palmipuude püha ja tuleb elav kuulutus,
mina olen see. Aga me teame, et rahvas ei tundnud teda ära. Niisiis, rahvas on sellel hetkel täis juubeldamist ja veel mõned kirjakohad. Ja kui nad nüüd rõõmuga lehvitavad neid palmioksi ja hüüavad Hosianna kõrges, issand, aita nüüd, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, siis nemad tsiteerivad piiblist. Ma loen selle veel ette Markuse evangeeliumist. Need aga, kes käisid, ma loen Markuse 11, 9 ja 10. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid, Hoosanna, see on see Hoosanna, et aita nüüd, mida tegelikult vanas seaduses oli siis see kirjakoht, oh issand, aita nüüd, oh issand, lase hästi korda minna, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja nemad tsiteerivad nüüd seda sama, mis on siin juba aastasada ette kuulutatud ja nad tsiteerivad seda lõiku. Õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel, õnnistatud olgu meie isa, Taaveti tulev kuningriik, Hoosanna kõrges. Ja kui nad nüüd neid sõnu ütlevad, siis tegelikult, pange tähele, nad ju kuulutavadki, nad ütlevadki, et see on täitunud. Kunagi varem ei tulnud Jeesus koos eesliga. Nüüd on see Makkabite võit. Kui nad neid tsiteerisid, siis pidid nad uskuma, et Jeesus on Messias. Ja ma usun, et väga paljud tõeliselt uskusid ja tõepoolest uskusidki. Aga oli rahvahulk, mida meie praegu teame, kes pöördusid ära, sest see kuningas ei olnud nende maitse järgi. Ja miks see info on praegu meile niivõrd oluline? Sellepärast, et me teaksime, mis on tõde ja kuidas sellele reageerida. Jeesus näitab, et tema on tõotatud kuningas ja tema kontrollib igat detaili. Tema on ajaloo issand. Ja kui sina oled Jumala laps ja mõtled, et mu elu ei ole kontrolli all või minu mingid elusündmused, ma ei tea, kuidas need lahenevad. Mind isiklikult julgustas, kui ma väga seda siin ette valmistasin, julgustas see, et Jeesusel on kontroll iga minu elu detaili üle. Ja ma arvan, et me vajame jätkuvalt julgustust selle üle. Jeesusel on kontroll kõigi nende maailma sündmuste üle. Tema on issand, tema teab, tema kontrollib. See ei ütle, et me ei peaks palvetama, aga temal on kontroll. Ja nüüd, palmipüüde püha ei ole ainult lihtsalt pidu, vaid see on samamoodi ka hoiatus. Nii nagu juba Eliot ka ette luges. Ma loen selle, see on liiga väikene kiri. Luuka 19:41-44. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade ees peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Ja nii see tõesti tegelikult toimus. Aga kui see rahvas oleks ära seda tundnud, siis me tegelikult ei tea, mis oleks siis toimunud. Aga see on see päev, kus Jumal paljastas inimese ebastabiilsuse. Ühel päeval olen ma kellegi siit poolt, teisel päeval olen ma võib-olla siin mõne teise partei poolt või kellegi teise isiku poolt. Kuna Jumala eesmärgid ei vastanud inimeste ootusele, siis nad pöörasid selja. Ja nad keeldusid tajumast ajamärke. Enne kui ma seda veel uuesti puudutan, tahan öelda, 2 kohas Jeesus nuttis. Laatsaruse aual, need oli lihtsalt pisarad kaastundest. Ja siin see sõna nuttis tähendab sellist
agooniat, tohutut valu, ahastust, leina. See meeletu südamevalu, et kui te vaid teaksite, te olete oodanud seda rahu ja te ei saa seda rahu siiski ilma minuta. Nad ei mõistnud ega tundnud ära, et seda haruldast võimalust, mis neile oli antud. Nad ei teadvustanud vajadust uskuda Jeesusesse. Ja nad ei teadvustanud ka oma privileegi, et enne neid oli sajandeid neid, kes olid janunenud ja igatsenud olla selles ajastus, et näha, kui Messias tuleb. Kuidas meie reageerime selle külastuse ajale, kui Jumal meid külastab? Kuidas me tegelikult reageerime sellele, kui Jumal kõnetab meid? Kui see on nagu meie soosingu aeg. Inimesed teevad väga palju häid asju, aga nad teevad siis, kui neile meeldib. Nad teevad seda oma arusaama järgi. Sa palud, et Jumal kasutaks sind. Ja kui Jumal ütleb sulle, siis sa ei tee seda. Ja vahel me oleme nii innukad palvetama, et me ei näe ega märkagi seda hetke, kus Jumal on kohal. Kuidas me suhtume sellesse soosingu aega? Palmipuude taga peituv tõde on see, et Jumal plaan on alati suurem kui meie oma ja mõnikord ka valusam. Mõtle nüüd selle Jeesuse peale, kes tuli üks kord elus ees ja seljas. Ja ta teadis, et ta läheb ristile. Ta teadis, et see oli valutee. Aga ta liikus edasi. Ta lükkas eemale ka selle hirmu. Arvate, et tal ei olnud hirmu? Oli. Ta lükkas selle eemale sellepärast, et tal oli ainus üks eesmärk. Tal oli pühendumine. Ainus üks missioon, mis hoidiski teda see, et kuigi see rist on seal ees, aga ma lähen sinna, sest tema missioon oli mina ja sina. Tema missioon oli, et sina saaksid päästetud ja igavese elu osaliseks ja et mina saaksin päästetud. Aga nii paljud jätsid selle tõe eemale, sest nad ootasid teist kuningat, teistsugust kuningat. Kuidas on tänapäeval? Nii paljud ootavadki teistsugust kuningat, kes võib-olla lahendaks kõik olukorrad kiirelt, võtaks ära kõik raskused, õnnistused oleksid igasuguste piirideta. Ei oleks mingit koorma kandmist. Kuidas meie suhtume täna? Ma tean, et see on natukene tõsisem sõnum täna. Mida me õpime tegelikult nendest hetkedest ja sellest, mida Jeesus meil on näidanud. Jeesuse risti löömine ei olnud õnnetusjuhtum, mis pidi juhtuma. Vaid Jeesus oli see, kes ise provotseeris kõik selle esile, et minna ristile. Et minna ja mitte inimeste tahet täitma, vaid minna ja täita Jumala tahet. Ja see Jeesus näitas, et tema on ajaloo issand. Tema käes on iga pisi detail. Palmipuude võidukäik on kuulekus. Palmipuude püha ei ole lihtsalt rõõmupüha. See on ka väljakutse. See on ka test. Ja kuna see on test,
siis ma panen praegu ainult enda küsimuse ja enda sina vormis need küsimused ritta, aga sa võid kaasa mõelda. See paneb meid selle testi ette ja paneb küsima meid, et kas ma järgin kuningat, kui kuningriik ei näe välja sellisena, nagu mina olen oodanud. Kas ma tunnen Jeesust? Kas ma tegelikult järgnen talle, kui ta ütleb mulle, mis mulle ei meeldi? Kas ma alistun talle nii, nagu tema alistus Jumalale? Kui õnnistused lõppevad, lakkavad ja on kannatuste aeg, kas ma järgnen? Kas ma armastan teda ikkagi, kui see, võiks öelda, teeb põrguliku valu? See on test. Kas me tahame sellist Jeesust järgida? See on valus. Ma loen teile ühe näite, mis ma rääkisin ka eile, sest ma tundsin eile seda sama hetke. See on üks näide. Ja pärast, mida ma loen teile seda kirjakoha, on tegelikult rõhk sellel kirjakohal on just see, et Jumala kirglik armastuse ligiolu on see, mida ta pakub. Ja näide on selline, see on mind väga puudutanud. Missionärist, Vietnami missionärist. Ta vangistati. Ta vangistati selle tõttu, et ta kuulutas Jeesusest. Ta pandi vangi ja teda piinati iga päev. Tal ei olnud Jumala sõna, millega ennast kinnitada, millega ennast rööstida. 2,5 aastat. Ja iga päev ta puhastas tualettruume. Ja ühel päeval ma demonstreerin. Vahel on neid demonstratsioone väga vaja, et need tõeliselt salvestuksid. Tõeliselt. Kuna ta koristab seal igasuguseid paberid, siis need on väljaheidetega kokku tehtud, määrdunud, ropud. Aga ta iga kord puhastab ja hoolitseb, et see tualett oleks puhas kõikidele teistele kaasvangidele. Ja ühel korral, ühel hommikul ta palvetab Jumala poole ja ütleb, et Jumal, mu usaldus hakkab kaduma. Mu armastus hakkab lõppema. Kus sa oled? Kus on sinu armastus? Ja siis, kui ta seal koristab, ta näeb, et on üks paber kortsutatud. Aga ta näeb, et siin on midagi kirjutatud. Mees, kes ei olnud 2,5 aastat midagi lugenud. Ja meil on Jumala sõna käes. Ta võtab selle ja pistab tasku. Läheb oma kongi. Ja puhastab selle haisva paberi. Avab selle ja loeb. Ja teate, et sinu kuningas teab täpselt detaile. Ja ta võib ka määrdunud paberile kirjutada, kui ta tahab sinule midagi öelda. Ja see mees loeb Rooma 8, 35, 8, 9. Ma loen. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht ja mõõk? Ma küsin koos sinuga. See on raske küsimus. Kui armastus teeb haiget. Kui me ei mõista, kui Jumal kõneleb meiega. Ja siis ta kõnetab. Ja paneb elu sõnad
määrdunud paberile. Ja ma otsisin üles laiendatud tõlke. Minu arust annab see edasi kogu evangeeliumi. Olen veendunud, et tema armastus võidab surma, elu raskused, langenud inglid ja pimeduse valitsejad taevas. See on Rooma 8 kõik, aga see on laiendatud tõlge. Ei olevik ega tulevik ei suuda tema armastust nõrgestada. Ja nüüd ma pikin siia veel sisse. Ei ole olukorda, kus Jumala armastus lõpeks. Isegi tulevased teadmata sündmused ei ole Jumala kontrolli alt väljas. Kas see pole julgustav? Ei ole mingit väge üleval ega all, ei kusagil kogu looduslikus ega vaimses maailmas, mis suudaks meid eemaldada Jumala tulisest ja külluslikust armastusest. Tema armastus meie vastu ongi tema algatus. See on tema leping. Tema ei purusta iialgi seda lepingut. Tema, kes sisenes seal ees ja seljas ja rahvas ei tundnud teda ära. Kas meie tunneme selle Jeesuse ära tõeliselt oma südame sees? Kas me oleme valmis järgnema talle ka siis, kui armastus teeb põrguliku valu? Jah. Alati ei tule meie võidud aplausiga. Kui Jeesus läks ees ja seljas, siis ta teadis seda sihti ja ta läks edasi. Ja ta annab ka meile võime minna edasi. Jeesus teadis, mis teda ootab ja et võitu kätte saada, läks ta seda valuteed. Ja nüüd tuleb meil igal ühel läbida oma palmipuude püha, et jõuda üles tõusmiseni. Palmipuude püha on ettekuulutus üles tõusmise võidust. Ja see on väärt kuulutust. Väärt kuulutust. Kas sa tahad? Kas sa tahad minna? Ükskõik millises eluetapis sa oled. Võit tuleb. Võit tuleb. Pidagem vastu. Lähme edasi. Jumal annab meile selle võimekuse liikuda edasi. Ma hetkeks palvetan. Jeesus, sina oled kuulnud ja näinud neid sõnu. Sa oled ilmutanud ennast meile, andnud meile oma sõna. Oled elustanud meie südant, et me võime sinusse uskuda. Ja palun, las see kuulutus levib võimsalt nõnda, et Eestimaa võiks kogeda seda üles tõusmise võitu, mille pärast sina ristile läksid. Et iga hing täna ja kes ka pärast vaatab üle, võiks kogeda seda võitu, mille ees sina valasid oma vere ja olid valmis minema lõpuni. Ja anna meil igal ühel jõudu minna lõpuni ja kätte saada see, milleks sa meid igat ühte oled kutsunud. Ja kiidetud olgu sinu nimi. Sina oled elav Jumal ja iga detail on sinule teada ja sina aitad meid igat ühte meie teekonnal. Aamen. Aga palmipuude pühal on tegelikult veel tulevik. See on see hetk, kus kõik meie pisarad on pühitud, kus me kõik kummardume, kus valu, see ristitee, see on saanud krooniks. Ei ole enam valu, ei ole pisaraid, ei ole reetmist. Need on kõik saanud õnnistuseks. See on meie ühine tulevik, kui sa läbid palmipuude püha. Ma tahaks lugeda seda kirja kohta. Jälle siit ei näe, vaatame siit. Pärast seda ma nägin, ennäe ja see on nii tore, et piibli lehed sahisevad. Siis mul tuleb meelde, ma ei ütle üldse kirja kohta. Ilmutuse 7
jälgige tõesti 90, need on väärt asjad. Noored, te olete nii tublid. Pärast seda ma nägin, ennäe, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist pagan hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees valge rüüd üll ja palmioksad käes. Ja nüüd hüüdsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Aamen. Jumal õnnistagu teid ja häid pühi.